Ja siis muidugi siia tuleb omakorda nagu teema sisse, mis on minu jaoks täna kõige huvitavam teema, on ADHD. Sest nagu kui võtta inimesed, keda on väidetavalt siis kuskil 15–20%, aga tegelikkuses võib ADHD-ga inimesi olla oluliselt rohkem, mina olen üks nendest, siis see inimene isegi ei saa aru, nagu, kuhu täpselt talle energia kulub, sest kõik asjad, mis ei ole hullult huvitavad, kulutavad reitsilt palju tahtejõudu ja energiat. Ja omakorda, kui sul on näiteks ADHD või sul on lahendamata trauma või sa oled läbi põlenud või sa oled depressioonis, siis kõik ongi oluliselt raskem. Kõik võtab rohkem tahtejõudu. Puhkus ei taasta sellisel moel nagu tervet inimest. Näiteks unest rääkides, uni on ülitähtis, eks olete ilmselt kõike seda kuulnud, lugenud. Öeldakse, et kella 9 õhtul peaksid sa panema mingisugused tuled või mingid arvutiekraanid kinni, et su melatoniin, mis hakkab 9 umbes tõusma, et see kuskil kella 11 võiksid minna magama. Nüüd, kui sa oled mitte neurotüüpiline inimene, näiteks oled ADHD-ga inimene, siis sinul ei kehti samad reeglid, siis sa kell 9 võib panna nagu justkui arvuti kinni, aga sul hoopis tekib ärevus kella 10 ja 11 vahel, sest sa ootad mingit und, mida sul ei tule, seepärast su melatoniini kõver on erinev, sest sul hakkab melatoniin erituma alles peale kella 11 õhtul. Eks ega kogu see tasakaalu teema muutub nii nagu nuansirohkeks ja keerukaks ja.